nigga wanted the honey. All we want is the money. Mulle meeldus see nii hästi teeb. No nii, sõbrad, kes jälgib mu tegevusi, siis teab, et ma olen auto otsingul, mis on LPG-ga ja automaadiga. Kes mäletab, siis on mul üks sõber, kes praegu on seal kaamera taga, kellel on vaja sihukest autot ja meie hind peaks jääma kuskil 2000 ring. Ma ütlen niimoodi, turg kuni 2000 automaat LPG-d on surnud, aga sellegi poolest ma lähen ühte praegu piiluma, mis asub ühes müügiplatsis, kuhu tegelikult ei tohi minna, aga lähme piilume sinna. Ja siis on meil muidugi võimalik ka minna teist teed pidi, et ostame lihtsalt bensiini automaadiga ja laseme sinna paigaldada LPG. Nii et vaatame, kuidas meil see õnnestub, kuhu meid teed sõna viivad, nii et lähme hakkame otsima autosid. No platsi peale ma jõudsin, aga autot, mida ma siit leida tahan, pole veel õnnestunud. Kuskil nad peavad seisma. Otsime natukene edasi. Loodan, et keegi ei märka, et ma siin vaikselt filmin. Ma leidsin selle auto. Siin on Honda ja Tüled on päris jaaris. Nii, see on plastmassist viga. Vaatame korraks siia. Nii. Avaneb. No jah. No, see on isegi huinja risk. Nii. LPG seade, kõik. Peab see auto alla vaatama risk. Arvo isa risk. Türa kõik on ära peidetud. Kurat on veel tugev isegi risk. Ja nii. 4200 on. Ei, nagu oleks elus kõik risk. Türa eri värvi on need muidugi risk. Pleekinud, üleni pleekinud risk. Ja. Oh jah. Teagi, mida öelda selle kohta risk. Mul on tunne, et konditsioneeri siin ei eksisteeri. Siin on lihtsalt kinni pandud. Uus kenekas on, seda ma näen. LPG seade. Tsikli akumm on lihtsalt. Aga jah. Ma arvan, et siin ei eksisteeri konditsioneeri. No čo, salong. No. Väga must ei ole.
no pigem ei kui jaa. Jah. Ma arvan, et leiab ka paremaid autosid. Hind on 2200 ja ma arvan, et see on natukene palju. Aha. Ta lihtsalt ei võta isegi ette midagi. Pole mitte mingit soovi vist edasi seda autot vaadata. Muidu auto on suur. Päris normaalne. Näen piilun. Äkki ma saan kuskilt varu akureis sellele. Kuigi ma ei tea, mille jaoks mul seda vaja on. No kliima on kindlasti läinud. Seda seal kindlasti ei ole. Päike paistab, ilus on ilm. Noh, kes on spetsialist? Mis te arvate? Mille toru see on siin ära lõigatud niimoodi? Ja akut üldse ei ole. Hea küll. Näen piilun natukene. Kas ma saan kuskilt sellele aku, et proovida ära, kas ta üldse käima läheb. Rai, bled, nahher. Ellu ärkas reis. Tundub, et tal kõik asjad jäeti töösse. Tuled läksid põlema. No tšo. Lähme proovime. Võtit ei ole sees, aga kõik tuled. Võti tuli niisama välja või? Päris huvitav reis. Mis asja ta räägib? Nii, veel kord, vaatame. No, mis ma oskan öelda? Käima läks ta muidugi poolest pöördest. See on päris heane. Päris juhitav on ju. Ja auto töötab. Vaadake, auto töötab. Võti. See töötab edasi. Ma arvan, et saab isegi lukku panna, kui vaja on. Jah, nii. Vaatasid see. Ei no, ega ma ei eksigi, kui ma... Nii, see kõik on. Lihtsalt ei puhu või? Nii, kus ma saan ta puhuma reisk? Nii, siit puhub, aga see ei ole absoluutselt külm. Vaatasin, et see on sees. Jah, ma arvan, et sellega ma lõpetan selle vaatamise ära. Siin pole mõtet reisk. Neid on lihtsalt puhub lihtsalt puhub. Sooja ei tule, no. Või tähendab, külma ei tule, no. Ei, ma arvan, et jah. Ei, täitsa pekkis. Kõik asjad jäävad tööle. Ei, see auto on kindel ei. Mingid asju, mingid eesmärkida võib teha, aga mitte neid, mis meil vaja on. 2200 eurot, selle eest ei ole mõtet välja käia. Nii et otsime edasi. Tulebki jäid põlema. See auto on... Ma võtsin kõik võtmed välja. Nii, siit või.
ei no see on offi peal. Põhimõtteliselt on vist niimoodi, et tulesid sa kustu ei saagi. Ma arvan, et otsime edasi. Pärased esimene auto vaadatud. Ma isegi ei jõudnud filmima hakata seda autot, et astusime ligi. Nägime korraks roostet. Tegin 2 lööki niimoodi. Mis ta on? Mille pihta ma lõin? No ütle. Küljekarbi. Jaa, küljekarbi pihta panin ühe pauku, siuke auk. Ja selle auto eest 3 tonni. Ma ei hakka ütlema, mis autoga tegema, mis asi see oli. Me isegi ei hakanud filmima, õnneks omanik ei jõudnud veel kohale reis. Istusime kiirelt autosse, nahu jehhet sealt reis. Enne kui meile määritakse pähe, et ma siin lõhkusin autot reis. Konkreetselt selle küljega 2 korda küljekarbi pihta ja nägemist. See ost jääb ära. Ja liigume edasi juba järgmisele otsingule. Tervist! Tervist! Helistan ühe kuulutuse peale, teil on üks ilutus müügil. Milline? Teil on mitu neid või? Jaa. Okei. No ma praegu helistan Opeli pärast, aga kas teil on auto mingi plats või? Ei, sellest ei. Ja kas seda vaatama saab tulla iga kell põhimõtteliselt? Noh, ma ei mõtle öösele, vaid ma mõtlen normaalsel ajal. Jaa, ei ole mingi probleem. Kui on tuleks, siis võtan teiega ühendust. Teeme nii. See on nägemist. Väga hea reis. On jah? Vähemalt praegu. Ära teda filmi. See oli see mure, mis teil oli või? Selle roostega. Ära. Kas see oli see mure, mis teil oli? Või on kuskil... Ta tegi mingis... siin on mingi koht. Kas ta sellest tegi äkki filmi? Nad veedikene on taga riivas, aga minu meelest oli sellest mingi film tehtud. Siin on mingid läiks. Võib koptada või? Ma saan aru, et värvitud on, on ju? Sellisena sai ostetud, ei oska öelda. Eelnevalt võib-olla oli värvitud. Ma ei tea. Ja teie olete aastaid või omanik? Jah. Ma täpselt kuupäeva ei oska öelda, aga umbes... Ei, no. Ta suurem osa ajast on põhimõtteliselt vedeleb niisama. Okei. Alguses oli suur hurraa, sõideti, oli ju esimest autot vaja. Ma tean seda tunnet, mul oli Mazda kunagi siuke, et... Oli hirmsasti autot vaja. Siis sai teha talle ju see õlid ja filtrid ja vihmavahetus. Kuidas kliima töötab? Ei, isegi ei tea, ei oska jälle öelda. Kas seal on kliima või konditsioneer? Mis sa räägid? Kas seal on kliima või konditsioneer, seal on vahe sees. Kui on konditsioneer... Mul selles suhtes vahet ei ole, mul peas külma anna või kliima või konditsioneer, mul on saviga. Mul on peas õhk liigutab, siis see ei ole. See on nõrga võitu, jah. See on alati täidetav meil. See on esimene asi, mida ma nüüd iga kord kontrollin. Sooja või? Ja mul on 3 autot olnud, millel on mingi teema selle kliimaga. Eelmisel oli külma tuli, aga sooja. Seal oli vastupidi. Tavaliselt tuleb ju kõigil sooja, see on külma ei taha väga. Viimane oli Phaeton, see töötas nii, kui ise tahtis üldse. Küll andis külma, küll andis sooja, küll vahet ei olnud, mida iganes krutisid.
Aga te täitnud ei ole, eks ole? Ei ole. Tal muidu ju, tal on see olemas. On kliimanupp olemas, jah? Et sellel ei ole midagi jah selles suhtes tehtud, et mina ei tea, sest Konventsiooni, jah. No õrnalt on küll, no tõenäoliselt see tuleb... No see on parem siis kui õdenoolem. ei tulnud nagu seda pretensioone, et vaata sooviti, et oleks külma õhtu või midagi. Suvel ikka vaja ju küll. Ei tea, seda juttu ei olnud ja nii ta jäi. Ruumi küll ju. Ma mõtlen, et taga on vändad või? Ei ole, elekter. On või? No need ei ole Eestis. Tal peaks olema see ümberlülitusega. Ahaa, see on, no näed jälle mingi uued süsteemid. See on kõrgem klass. Saab panna niimoodi, et tagant näiteks lapsed ei saa lahti teda. Jah, ülevaatusest ta läks nüüd seekord puhtalt. Ainuke märge, mis seal sees on, see sai likvideeritud. Muid hädasid ei olnud midagi. Aga kuidas õlileketega on? Jälle ma ei tea sellest midagi. Ei oska selle koha pealt olla midagi. Aga jube vaiks. Töötab, jah? No kuulen seda, et palju puhtamad patid oli oma. Tead, me juba ühe Pythoni ostsime. On ka puhas. Jah, kõik on super. Seda ei ole pestud. No võrreldes minu omaga see on väga puhas. Doktorid tal ongi ikka midagi puhtamaks tegi. Hästi värki teeb väga määritud. Inimesel on. Ei ole selle nagu öeldakse, kõik on normi piires. Natukene. Kas tal on midagi tehtud või õli pandud või tihti ta võtab õli? Seda õli nüüd sai ju vahetatud ja nii ta põhimõtteliselt siis on. Aga enne seda te ei ole vahetatud? Et see täis sündõli läks sisse ja nii ta on. Riik vahetati ära, filter vahetati ära. See pump, ulli. Tean neid muresid on õbenoolega kõik see tehtud. Et neid ei pea tõesti tegema, neid on vahetatud. Automaat käi uuesti. Mis sa, kui sa ütled, et neid tõesti ei pea tegema, et mis siis tegelikult peab tegema? Võib-olla peab tegema, ma arvan, piduri klotsid näiteks. Või kettab mingi aeg. Ei ole. Küt on sees, jah. Ma vaatan, et roostes nüüd on, no esimesed on ka samamoodi. Et küsimus ongi sellest, kas ta on nüüd seismisest lihtsalt? Ta on nüüd seisnud, jah. Ja sellest ajast, kui ta seal müüki nüüd läks. Ja enne seda juba seisis. Ja ega ta jah. Tal võib jah olla minna. käivad vaatamas ka või? Inimesed. Jaa. On käinud. No miks ei osta? Ei tea. Algust oli 1500-ga. Kõik tahavad 1000-ga saada. Selliseid on lademes. Ma tahan ka 1000. Ma tahan. Ei saa. Kui ei oleks neid rihmasid ja käigukastisid vahetanud asju, siis võib-olla siis saaks. Palju see kütuse kulu on? Sama 8 kilovatti, ma ei oska öelda. Veidi ikka võtab. Ütleme niimoodi, et kui sa neid ei vahetaks, siis oleks 500. No jah. See ongi ju suhteline. Ja vaata, pagass on kinni üldse. Jaa. Ma räägin, iga autoga õpin aina rohkem. See peab tegema mingi ääre. Tean, kuidas sa käid. Python meeldi niimoodi, et ei osanud vaadata, eks lukku ei olnud. Ja vanamees oli nii kaval, et tegi ise lahti. Et näitas mulle pagassi ja mina ei osanud vaadata. Kõik on oma rahakoti peal. Kurat, töötab küll hästi. Töötab küll, jah.
ma kuulen oma mõtteid, see on juba progress nagu. Sellepärast küsingi, kas võib tekst, et me just käisime ühte Hondat vaatamas. Õnneks omanik ei olnud veel jõudnud kohale. Ma läksin juurde, panin 2 pauku panin, meil suur auk tekkis või põgenesime sealt kiirelt minema. Sina põgenesid, mul aega oli. Jah, see minu rahakotti on. Nagu kõige rohkem nagu, ma kujutan ette, et omanik praegu vaatab niimoodi, see on mingi idioot, mingi tonn 300 auto, et vaatad siin nii hoolikalt. Aga lihtsalt ma olen ise nii palju juba saanud vastu pükserid. Sellepärast. Ma arvan, et võib proovisõitu teha, tal on olemas kõik. No nii, me teeme väikse liini. No nii. Mis sa arvad? Nii, miks sa ei sõida? Sa ei julged gaasi vajutada? Ei julged, jah. Vaata, ma olen natukene kaugel sellest. Mul esitab tiksu, ma ei saa aru, mis asi. No, mis tunded on, tule teine käik on juba sees. Võt, turva veel piiksub see. Väga võimalik võiks. Nüüd on proovimis. Külmavale teed vähe. Nii. Liigutus. No see läheb natuke pikemalt. Ei tohi filmida, jah? No tšo, mis ma ikka oskan öelda reisi? No selline olend on meil olemas praegu, aga ma ei tea, kas me ostame seda. Vaatame kuradi. Eks nendega on niimoodi, et siin läks puhtamaks, see pidur kohe kindlasti töötab. See ka töötab ilusti. Aga mul on tunne, et siin on ka võib-olla jääb piduritega peab üle käima. Aga tundub, et kõik nad töötavad. Nii et siuke, jah. Omaette auto. Kas teil siis hinnaga on, et tulete alla ka või? 50 tulen alla, aga rohkem 50 ei ole tõsine. Ma panen selle kohe paaki. Tagasi sõita. Lihtsalt on vaja pidurit teha ja kokkujooks. Pidurite koha pealt ma ei oska, kokkujooks on mingi 50. Aga tagumised on kohe kindlasti ära vahetada. Sest ega see ketas on ikkagi see läbi omad. Et mu pakkumine on 1100. Ei, siis jääb katki. Täitsa jääb katki või on mingid variandid? Ei ole. Miks? No lihtsalt sellepärast, et see mootori käigukatti ja muu värk, mis on investeeritud siia, et sellepärast. Auto ei ole kunagi investeering. No on ikka, see on juba selline kulu, et see on sinna sisse pandud. Mis on teine 1300 on. Ega siin saad alla rohkem ei võta. Et jääb selliseks. Siin on teine inimene ju ostab teise vana ja siis ainult ütleb, et kurat, ma aru ei saa, et ma ainult sõltun ja lagunen. Kui sa oled eelnevalt kõik juba ära teinud, siis ta ju kuidas kellegi vaata. Aga mingid asjad jooksev kulu jääb ju ikka. No, vaata, sõna on õige, kulu. Et seda ei saa investeeringuks nimetada. Klotsid, kettad, ikka on see kulu. Investeering on see, mis toob väärtust autole. On ju, noh, ikka kuskilt, ega siis õnneks meil on need teeolud ka siuksed, et ma ei saa, jah, ma 1300 rohkem ma ei... No 1200. Sest isegi sellest juba ma hävin juba sellest. Sulas praegu. Ei ülekandeid asju. 1250, okei. Ei saa, ma ei saa. See on juba siuke häving. Ei ole ta häving. Saate lahti kindlustusi asju ei pea maksma. Kõik on ju hästi. 1200. Lähen võtan praegu raha sealt välja. Ja internetis kirjutate ümber muidu. Mul ei ole lepinguid lihtsalt, see tore. Mul on see ostud mingi leping, ma ei ole ise. Siis mul on ostud mingi leping. Te ei ole oma
siis ma pean kutsuma selle üle. Aga kes on omanik? See sama, see Ketlin on omanik või? Okei. Äkki helistame Ketlin? Küsime ta käest 1200. Ei taha tegelikult 1200. Teeme ära. No teeme 1200. No tšo. Auto on meil projektis ja sina ajad mul kuredi ma asjad jamaks. 3 nädalat möödas sellest, kui sa ütlesid, et lihtne ei ole raske leida. Ei, ongi raske. Nii, ma annan nii, lugege üle ka. Andke mulle see üks paber tagasi ka. Õige, ma kirjutan sinna alla. Aga pastakat on? Me oleme siuksed ostjad, et meil pole pastakat ka. Ärimees. Vaatame, mis sellest saab. See, ütleme niimoodi, et see on üks parimaid, mida ma praegu näinud olen autos. How heavy is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple miles slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibe's in the front all the way to the back. Toin 200 ja auto on meil projektis. Seal ta liigub, seal pool ees siiamaani. Õnneks ei ole midagi, mulle tundub, et see on õnnelik ost. Järgmise sammuna paneme LPG peale ja siis läheb ta rendile või siis läheb müüki. Hetkel raske ennustada, vaatame, kuidas see olukord on, aga jah, auto on meil projektis. Härrased, lõpuks selle saaga võib lugeda lõppena. Härrased, lõpuks ometi olen ma jõudnud nüüd finišisse selle saagaga, kus ma sõbrale otsisin LPG-d automaati. Selgus, et kuni 3000 pole mitte midagi elavat, nii et me otsustasime temaga, et me ehitame enda isikliku LPG-ga auto, mis... Ega mina ei pannud sinna LPG-d peale, minu raha eest pandi sinna LPG peale. Ja nüüd, sõbrad, on lõpuks see auto valmis. Nii et lubage esitleda. Sõbrad, vaadake, mis meil siin kapoti all on. Mul alati on, tunnen rõõmu südamest, kui ma näen uusi asju siin autos. Ma täpselt isegi ei tea, ma arvan, kes teab paremini, siis parandage. Siin on filter, siin on reduktor, siin on tõenäoliselt pihustite juhtimissüsteem, siin on vist veel mingi aju. See on see, mis ma oskan selle auto kohta öelda. Autoga veel nii palju, et on vaja kliima täita. Ma olen praktiliselt 100% kindel, et see osa siin on kliima ja see on tühi praegu. Sellepärast ei õnnestugi meil saavutada seda, et soe oleks. Nii, auto on meil automaadi peal. Näete, automaadi peal läbisõit on 212 000 ja siin on meil ka LPG seade. Sõbrad, tonn 200 ees pluss LPG paigaldus. Et ma arvan, et tonn 200-st on see väga hea leid. Edaspidi on veel pisiasjad, mis me teeme, on siin esisillas väidetavalt, aga mu sõber on ka printsess, et väidetavalt on seal mingi kolks, mina pole seda leidnud ja lisaks siis, mis me veel pidime tegema? Mäletagi, konditsioneer ja see, eks ole, jaa. Nii et sõbrad, vot selline, mis asi? Kokkujooks või? Rool on kõveralt või? Okei, jah, ja kokkujooks ka veel ära teha. Ja siis on auto täiesti valmis rentimiseks.
Nii et sõbrad, kui te olete siiamaani vaadanud, siis pöördun veel ühe palvega teie poole, et pange palun kirja, mis see auto võiks teie arust väärt olla. Ärge pange mingid siuksed kommentaare, et Opel käib ainult nööri otsas ja Opeli omanikud kohtuvad kuskil töökojas. Reaalselt LPG automaat bensukas, palju selline auto võiks väärt olla. Nii, aga see saaga on lõppenud, sõber on ülirahul, praegu käib meil sisse sõit. Mitme kilomeetri pärast see pidi olema uus hooldus? 3000 kilomeetri pärast on uus hooldus, nii et vaatame, kuidas auto vastu peab. Sõbrad, aga ma tänan, et te olite minuga, vaatasite seda videot ja muidugi vajutage subscribe, see motiveerib jätkata selliseid videosid. Ja järgmise kohtumiseni.